aga ma ütlen ausalt, et kui ma poleks olnud poliitik, et ma oleks olnud lihtsalt teadlane, ma olen arvanud, ma oleks surnuna maha kukkunud seal samas, et kujutad ette elutööd ja teed mingi 8 aastat kirjutad või 10, eks ole. Aga kuna ma olin poliitik ja ma olin juba igast jamasid üle elanud, ma olin üle elanud surnud jänese etenduse ja ma olin üle elanud igasuguseid muid asju, siis ma arvan, et see mul oli juba nii-öelda paks nahk, oli juba ette valmistatud. Kallis Lainekene, nüüd me jõudsime kohvikust siia täiesti erakordne sündmus. Me pressisime ennast selle kunstimuuseumi poekesse. Et seal muu rahvas istub kohvikus ja meil on selline väike VIP-lounge. Eksklusiivne, kuule, sul ei ole neid hommikusööke ju tavaliselt sellises kunstipoes toimunud. Ei ole, see on täiesti ainulaadne olukord. Ja nagu me võib-olla siin eespool ka rääkisime, et me hakkame rääkima ühest väga olulisest kunstioksjonist. Natuke rääkisime ka siin juba, mida sa korraldad pisikeste tipukeste heaks. Siis koht on ju ideaalne selleks. Mina mõtlesin, et sa meelega valinud. Ma valisin meelega tegelikult selle Kadrioru kunstimuuseumi kohviku, ja päeval pidi siin olema suht vaikne või hommikupoolikuti, aga voilà, alati siis, kui sa arvad, et on nii, siis on naa. Tegelikult on tore, et inimesed tahavad tulla muuseumisse, sellepärast, et eks nad on siin kohvikus ju seetõttu, et nad on arvatavasti kas minemas muuseumit külastama või just sealt tulnud. Just. Aga sellega seoses me praegu kargas pähe täiesti tempore küsimus. Mida sina teeksid sellistes ootamatutes olukordades, sest sa oled ju poliitikas olnud 20 aastat ja siis sa oled koorijuht ja sa oled siiamaani koorijuht ju on ju. Et tekib selline ootamatu olukord nagu mul täna. Me lihtsalt ei mahtunud sinna kohvikusse ära. Ja mul oleks võinud ju igipull otsa ees olla ja ma oleks mõelnud, mis ma nüüd teen, mis ma teen. Kuidas sellised olukordi lahendada? Kas sul on kindlasti elus tulnud mingi täiesti X asju ette? Poliitikas kindlasti, aga tuu mingid lahedaid. Ma võin rääkida ühest lahedast loost tegelikult, mis juhtus Vanemuise kontserdimajas. Toona oli niimoodi, et Eesti kontserdijuht Aivar Mäe ja mina siis Vanemuise kontserdimaja juht, nii-öelda tütarettevõte. Aivar ütles niimoodi, et ükskõik mis sündmus tuleb majja sisse, rendisündmus tuleb ikkagi vastu võtta, et olgu kas tsirkus või ballett. Ja siis ühel hetkel tuligi sisse meile tsirkus ja koos loomadega. Ja üks loomadest, kes pidi Vanemuise kontserdimaja sisse saama, oli karu. Ja meil oli tõepoolest väga kõik planeeritud, et tuuakse karu sisse mingisuguses, ma ei tea, puuris, tõstetakse ta lifti teisele korrusele, sest etendus toimus teisel korrusel. Kas te teete nalja? Ei, ma ei tee nalja, see on kõik päriselt juhtud. Ja siis tuleb auto kohale, mingit puuri ei ole karul. Karu on niimoodi, ma mälet, mis ta nimi oli, Katja või Maša, tead. Ühesõnaga oli Riivkaelas. Ja tema tuleb lifti, lihtsalt astub sisse. Me ei saa lifti panna, sest karu näeb liftis iseennast, sest seal on ju peeglid. Nii. Ja me teeme siis niimoodi, et karu läheb trepist üles. Teisel korrusel kujutad ette, tuled Vanemuise kontserdimaja nii-öelda foajeesse ja kõnnid üles. Aga üks asi, millega me ei arvestanud, on see, et kõik need foajee aknaklaasid olid õhtu ämaruses nagu peeglid. Et ühesõnaga asi lõppes sellega, et kui karu oli jõudnud teisele korrusele, siis ta nägi iseennast ju nendest akendest. Nii et ühesõnaga sellises ootamatus olukorras tuli liigutada kiiresti ja karust kinni hoida, et see liiguks õiges suunas. Ütleme niimoodi, et tookord ma olin veel jänes. Nii et jänes hoidis kinni karu. See on üks toredamaid ootamatuid asju ja tegelikult ei ole osanud selleks valmis olla. Okay. Nii et siis peadki kiiresti mõtlema, mis saab. Just, aga milline inimene sa natuurilt oled, et kui juhtubki plaksti nagu mingi selline unbelievable, nagu täiesti ettearvamatu olukord,
milline sa oled, kas sa oled selline, kes kohe nagu tša, sul hakkavad tulema mingid, vaata on inimesed, kellel on kohe hakkab siin peas mingi asi tiksuma, keerama või sa oled ka selline, et kõigepealt on ikka paanika, higi, külmigi, kuumigi, minestus või mis tüüpi inimene sa oled? Minestamine, see on lumehelbekestele. Et ma arvan, et ma olen selline kuju, et kõigepealt ma ütlen jah, selle asja saab ära teha ja siis hakkame vaatama, kuidas. Et igal juhul ma olen tegelikult eesmärgile pühendatud ja kui on otsustatud, et mingi asi tuleb ära teha, ja isegi kui see on ebamugav, siis ma teen selle ära. Ükskord küsiti minu käest raadios intervjuus pärast järjekordset jama, mis mu poliitikuna oli, et kogu aeg, et Laine Randjärv, kuidas teil kogu aeg need asjad juhtuvad? Ma ütlesin niimoodi, et ega ma hakkan asju tegema. Ja vaata, et poliitikud on ka erinevad. Osad on need, kes on 20 aastat poliitikas ja sa ei kuulegi nendest midagi. Nad lihtsalt on rahulikult, kulgevad, eks ole, teevad asju, mis meeldib inimestele ja on kogu aeg nagu tuulelipud. Ja rida teisi poliitikuid, kes haaravad härjal sarvist ja hakkavad midagi muutma ja kes on kogu aeg jama sees tänu. See on minu kohta täpselt. Nii et jah, et mõned on need, kes suudavad endale nagu kärbsepaberi liim või liim, kärbsed tulevad kõik sul sinna liimi peale, kõik need jamad ja teised inimesed kulgevad läbi elu nagu teflonpannid ja mitte midagi külge ei jää. Ja neid jamasid, Lainekene, sul ei ole vähe. Ei ole. Sellest tuleb raamat. Kas tuleb raamat või? Sellest tuleb raamat. Vau! Ma mõtlesin, ma jätan selle lõpu küsimuseks. Ma mõtlesin, millal sust tuleb eluloofilm või raamat või mingi selline asi. Praegu on paras aeg kirjutada sellepärast, et valimistel ma ei osale. Keegi ei arva, et ta kirjutab raamatut sellepärast, et saada rohkem hääli. Ja kui ma selle nüüd välja ütlen, siis see raamat tulemata ei jää, eks ole. Tegelikult on mul juba ära registreeritud ka, et on mida unustada, on selle raamatu pealkiri. On mida unustada, vau, see tähendab ju seda, et sa pead rääkima seal väga kiberatest asjadest ja ausalt. Ja, ikka. See ongi plaan, et see raamat tuleb aus raamat. Nagu, ütleme, et ma ei olegi kunagi mingisugust mitte ausat raamatut kirjutanud. Ma olen kirjutanud paar muusika-ajaloo raamatut, eks ju. No need on teine. See on teine asi ja seal liiga palju sükest oma emotsiooni, aga võib ka oma emotsioon, kuna tegemist on laulupidude raamatutega, siis on seal kindlasti sees ka väga palju mind. Aga jah, ma arvan, et esiteks mul on mida unustada ja teiseks mul ei ole midagi kaotada. Kas sul ei tundu, et selline vana saasta, nagu sorry, et me ei ütlen, on ju vana jama välja kraapimine kuskil, vaata, tekitab emotsionaalselt järsku selliseid, Vaata, see on huvitav reaktsioon sul, et sa nagu ütled saasta, aga tegelikult on juhtunud ju väga palju toredaid asju. Ja, aga inimesed tahavad jamadest lugeda. Ja, aga tegelikult ka see, et on mida unustada, on ka kuhi palju head, tegelikult lihtsalt nii palju on sündmuseid elus. Mida vanemaks me saame, seda rohkem me unustame. Õnneks, ütlen mina selle peale. Õnneks. Aga kas sa tänapäeval, sellepärast juba see pealkiri minu meelest dikteerib seda, et on mida unustada, et siis minul on see tunne, et sealt kuskilt laua alt võetakse mingid. Võetaksegi, aga eks iga inimene ju tõlgendab ka ükskõik mingisugust kõnekäändu või vanasõna. Igal ühel ütleb see midagi tema enda nagu rikutuse tasemel, nagu öeldakse. Et sa mõtled lihtsalt oma kogemustest lähtuvalt ja paned sellele asjale sisu. Hakkad seda raamatut lugema, siis sa avastad võib-olla midagi muud või midagi veel. Aga ikkagi ma tahaks natuke küünega kraapida, et kas su elus on mingeid selliseid asju ja ma ei taha nüüd kuulda midagi positiivset. Tahad negatiivset? Et kas sul on sellist asja, et vot selle asja ma panen nüüd plaks kante vahele sahtlisse ja sahtel kinni, lukk kinni ja võtme viskan luigetiki. Jaa, just see on väga hästi öeldud, et ma panen selle kaane kinni. Just rääkisin ju raamatust. Raamat, mis siis puudutab muusika-ajalugu, ilmus ju ainult seetõttu, et ma arvan, et ma olin ajaloos esimene Tartu Ülikooli doktorant, kellel ei õnnestunud ära kaitsta doktoritööd. Ja aasta oli 2013 pärast seda, kui mind oli lastud doktoritööd kaitsma. Ehk siis kaitsmine pidi olema
formaalne asjade realiseerimine ja inimesed tulid lilledega mind õnnitlema ja kuulasid seda ettekannet kõik ja lõpuks mis siis juhtus, et hääletus oli 5-5 ja pärast juhtus igasuguseid asju, et täpsustati, eks see on kõik avalik info, sellest on kõigest kirjutatud, tehti siseuuring ja seal oli palju ebakõlasid ka korraldusliku poole pealt. Aga minu kogemus oli see, et ma ei saanud kaitstud ja ma proovisin kaitsta ka uuesti. Siiski ma poliitikuna sain selles mõttes tagasi löögi, et ei olnud õiges parteis, ei mina ega minu juhendaja ilmselt ja ei õnnestunud. Öeldigi, et Laine ära enam proovi, et ega sa nagu nii ei saa. Ja ma ei proovinudki. Siis see tundub nagu mingi isikliku... Ei, ma ei taha praegust mingisugust silte nagu tagantjärgi panna. Ma ei usu, et see töö nii halb oli, sest ma lasin veel nii erinevatel oponentidel kui ka ekspertidel, kes olid täiesti erapooletud ja polnud ka kaitsmisega seotud. Et nemad ütlesid, et see on sul kaitstud töö tegelikult, aga ma ei hakanud neid vägikäigust vedama ja kirjutasin hoopis raamatu. Ja siis tegelikult kasutasin selle materjali ära ja andsin selle raamatuna välja. Ma isegi arvan, et võib-olla raamatuna loeb seda rohkem inimesi, see on koolide raamatukogudes, kõrgkoolide raamatukogudes, kui seda doktoritööd olekski lugenud. Nii et sa leidsid nagu toreda poole sellest. Ja oligi, panin kaante vahele ja ütleme nii, et ega seda elamust ma uuesti ei tahaks läbi elada, et kui sa küsid, et kas on midagi. Aga ma tahaks küsida, ma saan aru, aga ma tahaks seda hetki küsida, inimesed on tulnud, me läheme tähistama ja mingit sündmust, et see on umbes nii, et lähen altari ette on ju ja siis peigi ütleb, et tšau baka või ei tulegi üldse kohale. Mis siis peale seda juhtus? Kas sa jõid ennast täis? Tegelikult oli väga huvitav fenomen, ega meil oli tõesti laud kaetud. Laud oli kõrval auditooriumis ootel, et me läheme lööme kokku pahuveiniklaas ja väiksed snäkid olid tehtud ja kõik see seltskond, kes seal oli. Muidugi oligi kutsutud ja läksimegi, sest mis sa teed, ega toitu ei lase halvaks minna. Aga kas sa nagu lasid nuttu või pillisid? Ei, ma ei nutnud. Sellepärast, et see tundus nii absurdne see olukord, et tegelikult sellega ei olnudki midagi muud teha, kui tähistada. Ja eks seal olid kõik oponendid ja kõik, eks siis arutasime seda asja. Oponendid olid välismaalas, need ütlesid, niisugust asja pole elu ilma peal nende elus juhtunud ja nad ei kujutanud ette, et nad enam siia ülikooliga oponentideks enam ei tule, sest niisugust asja ei tehta lihtsalt. Aga tehti. Aga ma ütlen ausalt, et kui ma poleks olnud poliitik, et ma oleks olnud lihtsalt teadlane, ma olen arvan, et ma oleks surnuna maha kukkunud seal samas, et kujutad ette elutööd ja teed mingi 8 aastat kirjutad või 10, eks ole. Aga kuna ma olin poliitik ja ma olin juba igast jamasid üle elanud, ma olin üle elanud surnud jänese etenduse ja ma olin üle elanud igasuguseid muid asju, siis ma arvan, et see mul oli juba nii-öelda paks nahk, oli juba ette valmistatud. Vau. Kuule, aga lõpuks juhtus ikkagi see, et sa ei pidanud vastu ja sa lihtsalt läksid minema. Mul jäi küll selline tunne, kui ma toona neid artikleid ja asju lugesin, et sul sai nagu paugust. Sai. Tegelikult, ütleme ausalt, eks see tunne, et ma olen ammendunud, oli ikkagi juba varem. Eks ma otsisingi uusi väljakutseid, et ma proovisin Eesti Kontserdi direktoriks saada, kuhu ma sain ja siis ei saanud, eks ole, jälle üks lugu. Siis ma võtsin vastu pakkumise minna Viimsisse, sellepärast, et Siim Kallast soovis, kes oli endine vallavanem, soovis nii-öelda Riigikokku kandideerida. Aga sa tunnistad, et see oli vale otsus? Ja ma tunnistan, et kui ma üldse midagi teeks teisiti või jätaks tegemata, tegelikult need eelmised õppetunnid ei olnud sellised, et ma ei tahaks neid uuesti läbi elada, et põhimõtteliselt nad on ikkagi andnud mulle uusi teadmisi, kogemusi ja tõesti teinud mind ka tugevamaks. Aga vaata, see Viimsi vallavanemaks olemise kogemus oli küll liiast. Ma ütlen, et see hakkas tervise peale, see tegelikult rikkus inimsuhteid omavahelisi, see ei pannud ilusat hüüumärki minu poliitikukarjäärile, vaid pigem oli seal, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, mitte küsimärk, aga mis asi seal kõik oli lõpus. Sellist märki ei ole leiutatud. Sellist märki pole leiutatud, mis see on see väiksem kui võib-olla kuidagi moodi matemaatikas. Igal juhul oli seal palju küsimusi, mis jäid vastuseta ja palju tegusid tegelikult, mis jäid tegemata, ehkki
nagu uhkes ja aatriumi värk sai tehtud ju see. See on ime. See on tehtud ja seda ilmselt ei oleks olnud sellisena, kui mina poleks seesama 10 kuud seal vallavanem olnud, seda tunnistasid väga paljud inimesed. Nii et ütleme nii, et võtamegi seda siis minu sellise hea teona või et see oli see otsus, et miks ma pidin Viimsi valda minema, selle jaoks, et täna oleks Viimsi artium seal olemas. See sobib. Mulle nii hästi meeldib, kuidas igast asjast, mis on nagu persele, sa nagu tuled nagu välja ja keerad nagu just selle roosama poole esile. Ja, aga tead, tegelikult minu põhimõte on see, et ei ole läbikukkumisi, et elus on õppetunnid. Ja ma olen selle teadmise või mõttetera endale omaks võtnud päris ammu, sest ma arvan juba 90ndate lõpul, kui ma astusin esimesi samme seal suhtlemistreenerina ja suhtlemistreenerite kursusel ja avastasin enda jaoks seda niisugust eneseabi nii-öelda maailma. Aga siis sa olid nagu õpipoiss veel või? Ma olin õpipoiss, ja. 95. aastal käisin elus esimest korda veel koolitusel ja siis oli huvitav, küsiti mu käest, et mis koolitustel sa enne oled käinud? No see oli minu esimene. Siis ma ütlesin, et ma olen õppinud Tallinna Riiklikus konservatooriumis. Tähendab, et ma isegi sel hetkel ei tajunud, et mis asi see koolituse küsimus on. Et ma olen ennast koolitanud muusikuks. Ja see oli need ajad 90ndate lõpus, kui ma sain selle teadmise, et esiteks ei ole mõtet ennast piitsutada kogu aeg. Mõnikord tasub öelda, et ma sain hakkama, patsutades endale õlale ja mitte öelda, et jah, sa oled tubli, aga alati saab paremini. Et see, et ma ei ole piisav ja kõik see on tegelikult meil hästi palju sees. Nii et eestlastele eriti. See on tegelikult päris hea niisugune õlekõrs öelda, aga võib-olla tulebki öelda, et jumal tänatud, et sa olid käinud, siis hakkasid käima sellistel imetabastel kursustel. Tookord ei öeldud nii moodsalt coaching. Ei öeldud. Tookord oli ikkagi, ega coaching ongi teine asi. Tähendab, see oli suhtlemistreenerite kursus, siis oli neurolingvistiline programmeerimine. See on ka omaette metoodika, tegelikult ka niisugune inimeste, meeskonna kui ka isikute koolitamise meetod. Ja ma olen meeskonnakoolitust õppinud, ma olen videokoolitust õppinud ja ise nad kõik loomulikult ka seetõttu läbi teinud ja ka õpetajakoolitust ja siis tegelikult see, et kedagi teist koolitada, koolitaja koolitus nii-öelda. Et need asjad on kõik läbitud ja coaching tuli mu juurde alles ju mingisugunegi 6 aastat tagasi. See oli just enne koroonat vahetult. Just! Ja vaata, seega läks nagu kuidagi niimoodi. Väga hästi klappis. See aeg, kui oli koroona ja eriti kuskile minna ei saanud ja need asi, siis me olime esimesed, kes hakkasime õppima läbi veebi. Et algselt tundus, et läbi veebi õppida ei ole võimalik, et igaüks istub oma kodus. Aga kõik asjad said tehtud ja lõpuks saime kokku ka. Kuule, aga räägime sellest nii moodsast asjast nagu sellest coachingust on ju, mida sa teed. Et mul on natukene nagu see arusaamatuks jäänud, et ma siin küll tuhnisin edasi ja tagasi ja ma olen hästi palju inimesed on rääkinud, et sa tegeled sellise asjaga, aga no mida see täpsemalt tähendab, et see on nagu coaching arengutreener on ju. No, mida see tähendab nagu, mida sa teed inimestega? Mina ei õpetagi, vaata, coach ei õpeta mitte midagi, et coach on tegelikult tõlkes, on ta muidugi treener. Just. Ja coach enese arengutreener. Ja, aga tegelikult kust see tulnud on? Ikkagi spordist. Vaata selles mõttes, et see coach on kas tennise või ma ei tea, või kergejõustiku või nii-öelda, see tuleb tegelikult, see nimi tuleb sealt. Ja, või see, mitte siis nimi, vaid siis see mõiste, eks ole. Ja treener saab öelda sportlasele mingisuguseid metoodilisi asju, aga ta ei saa kunagi selle sportlase asemel ise minna jooksma ei tõkkeid, ega hüpata kaugust, ega tõugata kuuli ja nii edasi. Et see, kuidas moodi, et põhimõtted nii-öelda sportlane vastu võtab, see on nüüd sportlase enda kapatsiteet, jõudlus, oskused, arusaamised, tahtmised, väärtushinnangud ja nii edasi. Ja nüüd see analoog on see, et coach ei õpeta inimest elama, vaid ta küsib inimese käest küsimusi, mida inimene ise enda käest kunagi küsida ei taha.
kas ta on neid liiga palju küsinud ja kogu aeg vastab ühtemoodi iseendale oma sisekõnes või ta ei julge küsida. Mõnikord sa mõnda asja ka iseendale ei julge nagu tunnistada, sa ei taha täpsustada mingisugust asja, miks ma ühte või teist ei tee või isegi iseendale tunnistada, et mingisuguse asja kas ei saa hakkama või ma kardan midagi. Ja kuidas ma nüüd sulle tulen järsku sellest rääkima? Ja, aga sellepärast, et ma esitan selle küsimuse. Ja see ebameeldiv või ebamugav küsimus tuleb läbi selle, et sa pead väga hästi kuulama. Kõigepealt sa kuulad, mida inimene lihtsalt iseendast räägib. Ja sa kuulad mitte seda, mida ta ütleb, vaid sa kuulad seda, mida ta ei ütle. See on selgelt nägi. Ei, see ei ole selgelt nägemine, aga see tulebki sealt tema jutust välja. Sa peadki olema väga tähelepanelik, milliseid sõnu ta kasutab, kus ta pausi teeb. Sa vaatad temale otsa, kuhu poole ta oma silmad, kas ta lööb silmad alla. Kui ta räägib, vaatab sinna. Et kas ta usub sellesse, ja siis nende täpsustavate küsimustega. Ja tegelikult inimene tuleb su juurde ju selle jaoks, et iseendas selgust saada. Ja eesti keeles ma ütleksin, selle asja nimi on arengutreening. Ja mina olen juhtimisega seotud, executive coach, eks ole, mis on siis juhtimiscoach või juhtimise arengutreener. Minu juures käivad inimesed ka, kes räägivad oma isiklike teemas, sest tegelikult, kui sul isiklikus elus on tupik näiteks, siis sa ei suuda areneda ka oma ettevõtluses või oma juhtimiskarjääris. Et see mõjutab ka seda? Ja see mõjutab ju muidugi. Kui sul on mis iganes oma isiklikud mured ja need pöörlevad su peas, eks ole, sa ei saa tegelda oma meeskonnaga, sa ei saa tegelda oma ettevõtte arendamisega. Et sa alustad ikkagi sealt juure tasandilt. Aga kui näiteks mõni inimene tuleb ikkagi ainult, tal on muud asjad paigas, aga ta tahab tegelda ainult mingi juhtimisteemaga, meeskonnas on tal mingid küsimused, aga ka need lõppkokkuvõttes võivad tulla hoopiski mingid suhtlemisküsimused, omavahelised läbisaamisteemad, väärtused on erinevad inimestel ja kõik see, hästi palju huvitavaid meetodeid on seal coaching, kus mulle meeldib kasutada creative coaching ut ehk love coaching ut. Ise olen, eks ole, koorijuht, muusik, ma kasutan selliseid loovmeetodeid, mitte ainult muusikalises mõttes, vaid seal on võimalik voolida, joonistada, anda inimesele veel mingeid vahendeid kätte, pilte vaadata, jutustada mingid fotode pealt või iseennast väljendada läbi mingisugust, ma ei tea, plastiliinist teed mingeid asju. Ja need ei ole sellised kunstiteosed, mis kuskile näitusele peaksid. Niisugused erinevad meetodid on ja mõni saab ühest korrast mingi idee, mõni käib 3 korda, mõni käib 6, mõni jääbki käima. Ja sinu pool mul huvitas üks, ütleme, kutsume seda treeneriks siis sind nagu. Ja siis ma võtsin mingi lõigu välja, mis mulle tohutult endale meeldis ja mõtlesin, et järsku ma saan ka siit natukene väikese õppetunni. Et treeneri siis olulisemate oskuste hulka kuulub intervjueerimine, on ju? Nii, ja siis sina vaatad, mida ma teen ka viimasel ajal hästi palju, vaatangi telesaateid või kuulan raadiost, kuidas, ma ei kuule seda isegi, mida see intervjueeritav räägib, vaid intervjueerija, kuidas ta räägib. Ma olen alati mõelnud, et intervjueerimine on jube lihtne. Teen oma siin pataka küsimusi välja ja tulistan, on ju, las vastab. Vahet ei ole, vahepeal räägin oma asju ka siin veel vahel. Aga see ei ole nii, et mida rohkem ma kuulan neid intervjueerijaid, seda põnevamaks see asi läheb. Ja ma saan aru, keeruline see tegelikult on. Nüüd ma räägin liiga pikalt, sest intervjueerija ei tohi kunagi nii pikalt rääkida. Ta peab andma, ma sain aru kätte nagu selle jutu otsa või mõtte, et sina saaksid hakata seda laiendama ja et midagi nagu justkui avarduks ja me hakkaksime vestlema millestki põnevast. Aga aita natuke, õpeta nüüd see, mulle meeldivad sellised praktilised asjad ka, et kuidas sellist asja saavutada, et see on isegi võib-olla vahel selle jaoks ka hea, et kui sa istud mõne inimesega, tead, me ei kuula enam teisi inimesi, mis ma olen avastanud. Ma lähen võib-olla mõne sõbrannaga istuma, küsin ta käest, kuidas sul läheb, tegelikult me ju ei kuula teda. Ma räägin kõik oma asjad ära ja ma ei oska inimesi enam kuulata. Jah, see vastab väga tõele, see kuulamise teema on hästi oluline, aga küsimuste esitamine, küsimusi on erinevaid. Need küsimused on sellised, kus
sa küsid, kuidas, millal, miks, missugusel viisil, mis põhjusel ja nii edasi. Ja sa võid küsida, kas. No siis on ei või jah. Täpselt. Ja tegelikult väga palju me kuuleme täna erinevate intervjueerijate poolt, et inimene esitab kas küsimuse mingist, näiteks ma olen kuulanud nüüd Ukraina teemadel, esitatakse eksperdile kas küsimus, ekspert on kutsutud stuudiosse, ekspert on, ma ei tea, sõjaväelise haridusega või midagi niisugust ja nüüd intervjueerija esitab kas küsimuse ja juba räägib pool juttu ära. Kas see oli nii, kas need asjad tehti selliselt, et nagu räägib pool juttu. Ta paneb selle jutu juba sellele inimesele suhu. Nii. Ja nüüd on sellel inimesel muidugi võimalik öelda, jah, see oli nii. Ja tal on võimalik öelda, ei, see ei olnud nii. Inimesed tavaliselt, keda on kutsutud stuudiosse, on viisakad. Nad siiski püüavad vastata natukene pikemalt. Ja on muidugi osavamaid ja vähem osavamaid inimesi. Mõni ütleb, et jah, see on teil hea küsimus. Kunagi kadunud Savisaar ütles, et jah, see on hea küsimus, aga ja siis hakkab rääkima mingisugust omast. Tegelikult, kui sa esitad sellise kinnise kas-küsimuse, sa tegelikult vastust ei pruugi saada või saad vastuse oma enda pikale jutule, saad siis kinnituse või eituse. Et üks asi, mida me väga palju siis coachingu metoodikas oleme õppinud, on küsimuste esitamine. Ja kunagi ei tohi neid küsimusi panna ka ritta endale valmis. Sest et nii, mul on siin kõik küsimused valmis, aga kujutad ette, sul tuleb huvitav teema nüüd sellest vastusest välja ja siis sa hakkad lappama, oi, mis ma järgmiseks võtan. Teine variant on see, sul on endal järgmine küsimus mõlgub meeles. Sa ei kuulagi, mis ma vastan. Juba mõtlen, et oot, mul on järgmiseks see teema mõeldud. Oota, kuidas ma nüüd sinna saaks? Vahet ei ole, mida ta räägib, ma esitan järgmise küsimuse. Et see coachingu meetod üks ülioluline on, et tekib niisugune side või seos, et see, mida sa küsid, tuleneb sellest, mida sa kuuled. Muidugi. Vot, nii et selline lihtne. Seda on jälle lihtne rääkida, aga ise andes ka intervjuusi ma ju näen. Praegu sa ka vaatad mulle otsa, räägid, aga teised pool kaamera parase, kui meil näitab kõiki muidugi minu sebi, mis siin on ju, aga siis kaamera ei näe vahepeal. Ja samal ajal see, kes mind intervjueerib, on seal oma paberites, oma nendes. Mina ju vaatan talle silma ja mul läheb intervjueeritavana ka see lappama, sest ta ei suhtle minuga ja võib-olla mingi 3 küsimuse pärast esitab analoogse küsimuse, millele ma olen juba vastanud, aga ta ei kuulanud. Nojah, tal oli see asi juba kirjas, aga tal on ka ajasurve. Tähendab, tegelikult tihti on meil mingisugune 10 minutit või 7 minutit on sul seda aega, millal sa oled otse eetris. Kui sul on pikemalt aega, pärast lõikad välja, siis sa saad rohkem kuulata. Nii et ega ma ei tahaks ka selle intervjueerija nahas olla, kui me räägime niisugusest meediateemast. Kui sa kirjutad pärast, siis on sul võimalik teha valikuid, eks. Aga just see... Nii, lähme siit, see oli lihtsalt minu isiklik nüüd soov teada saada. Aga lähme siit edasi, sest ma vaatasin natukene ka sinu sellist lapsepõlve teemat, sest inimese puhul, keda ma intervjueerin, mind ikkagi huvitab, et kuidas ta siia on jõudnud sellesse kohta ja sa oled nii palju jõudnud teha ja sa oled ikkagi minu jaoks selline väga nagu, sinus on selliseid käitumises nagu mehelikke jooni, vaata see on juht ja ta ja pa ja nagu siuke liider on võib-olla õige sõna ja kuidagi selline sa oled meeste maailmas ka suurepäraselt hakkama saanud. Et kus see tuleb kodunt, et näiteks see oli mulle üllatus, kuigi ma ilmselt mul nagu kiris tagasi ja ma tean, et sul on, kas on mõlemad vanemad venelased või? Ei. Üks isa oli venelane. Ei, näed, vaata, kodutöö on tegemata. Ema oli venelane. Ja, minu ema on moskvalanna. Aga kuidas siis isa oli eestlane või? Isa on. Minu vanemad on mõlemad elus. Kui vanad nad on? 86 ja 88. Saab isa saab 88 varsti, ema sai just 86. Ja sa ise oled vanaema, ma pean siia vahele ütlema 2 korda vist. Ja ma olen ise 60. Ja mul on 2 lapselast, 12 ja 14. Nii, okei. Aga vanematest nagu tulles, et kas see natukene on andnud ka selline? No minu isa on väga
kaugele, me teame 1710, me oleme vaadanud oma sellist sugupuud, siis Mäe Ott oli meie esivanem 1710 ja isa on pärit Raplamaalt ja kõik meie esivanemad on sealtkandist pärit, ta on ise Hagudis, koolis käinud, Kaius sündinud, minu vanaisa oli Alust ja kõik minu sugulased on maetud Rapla surnuaeda. Nii. Ja minu ema on moskvalanna ja minu isa läks peale Saku tehnikumi õppima geodeesiat Moskvasse, sellepärast, et siin ta oli maakorralduse lõpetanud, EPA-s sai õppida maakorraldust, aga tema tahtis geodeesiat, see oli tema huvi ja ta sai nii-öelda riikliku koha peal, ta ei osanud vene keelt vist mitte ühtegi sõna ja esimesel aastal seal ta on hästi töökas, ta on hästi siuke püsivus viib sihile sellise põhimõttega ja jälle torkab vahele, kumma moodi sa oled ema isa? Arvan, on isa. Jah, ma tahtsin just öelda. Ja mun isa lõvi tähtkuju, see mun ise ka lõvi. Okay. Ma arvan, et kui sa küsid, et kust see jõulisus või see liidri teema, siis see on tegelikult lõvi. Ja ma olen ka draakoni aasta. Ehk siis kujutad ette, draakoni vanasti muinasjutus oli niimoodi, et üks pea löödi maha, 3 kasvas asemele. Nii et see on mu põhimõte, et seda, ütleme, surnud jänest nurgas ei näe. Ma tõusen ikka püsti. Seda või oleks võinud, ma oleks pidanud kohe aimama seda ilma teadmata, et täpselt sa nagu nendesse raamidesse nagu sobib. Okei, aga sa oled selline, kas sa oled lapsest peale selline ikkagi olnud natuke suhkene? Ma läksin, varakult pandi mind sellisesse balletiringi. Ma käisin 4-aastasest peale balletis. Vanemuis tookord baleriinid õpetasid meid selles nii-öelda lasteringis, balletiringis ja me tegime seal ka etendusi. Ja mulle tihti anti selline, nagu mängisin ikast peaosi, ütleme etendustes. Ja üks minu selline peaosa oli Pipi. Ja Pipi Piksuka etendus oli, Pipi peab sünnipäeva, oli selle nimi. Esinesime Vanemuise kontserdisaali laval. Ta oli alles ehitatud, siis ka see oli 72. aastal. Ja ühe korra käisime isegi Ugalas esinemas gastrollidel. Ja mina mängisin siis Pipit seal. Ja ma arvan, et siis ma pidin ka väga põhjalikult ju õppima ära, mida on selle teksti, mida Pipi ütleb, vaid Pipi karakteri. Aga Pipi on ju selline, kes saab absoluutselt kõikide asjadega hakkama. Ta hobuse üles ja Tommi ja Annika aitab välja igast jamadest. Saab röövlitest ja see oli tegelikult, ma arvan, minu selline identiteedi loomise aeg. See on tulnud Pipist. Jah. Nüüd ma panen ka selle kokku nagu. Ja ta oli sinu iidol. Ja mul oli see Pipi raamat läbi loetud algust lõpuni, lõpust algusesse ikkagi mitu korda ja kõik muidugi mulle meeldisid kõik need hetked, kui ta Vingerpussi mängis seal õpetajate. Muideks, mul olid kõik 5 alati koolis, aga õpetajad ei kannatanud mind hästi, sest ma alati võitlesin. Okay. Võitlesin meie klassi poiste eest, kes taheti välja visata, käisin direktori ja ütlesin, teda võtta ei tohi välja visata klassist. Ja et tegelikult ma olin siuke tüütu kuju ja ma mäletan väga hästi üks eesti keele õpetaja Johanson oli kadunukene. Üli kõvasti õpetas meile grammatikat, kõik ma tänu temale olen ikka eesti keelega väga hästi kursis. Siis tema ikkagi ütles, et tead, Laine Randjärv, sinust ükskord mingi advokaat saab, sa kogu aeg siin õiendud ja võitled ja viskas mind klassist välja. Ühesõnaga, ma olen ka ukse taga seisnud, vaatamata oma viitele. Sa oled liiga sõnakas. Ja need jamad, ma räägin, nagu siin alguses ütlesin, need lihtsalt tulevad, sest ma tegelen. Ma tahan võidelda, mul õigluse tunne on hästi. Kui kellelgi tehaks liiga, ma tahan kohe tema eest võidelda. Niised asjad. Kas sul on minevikus tuleb mingi selline hetkeseis ka meelde? No nüüd sa ütlesid, et Pipi on see, kes on sind nagu mõjutanud, aga mingi selline laks käis ära, vaata lõpuks, kui sa valid mingi tee, on ju, sa oled ju läinud koorijuhtimisse, ma isegi vist kuskilt lugesin, et sa olid ju väikse titena juba seal niimoodi lasteaias. Ei, see oli 1. klass. Esimese klassi lõpus õpetaja lihtsalt pani, siis ei olnud midagi õppinud. Õpetaja ütles, minu isa Majaken oli laulu nimi, 1. A-klassi õpilane Laine Randjärv juhatas aastal 1972 kevadel. Nii. Ja siis ema veel ütles mulle, tegi mulle hobuse soba ja mul pikad juuksed ja ütles, et tee siis selle peaga niimoodi hästi liiguta, et siis hobuse saba hüppab, eks ole, tegelikult ja siis juhatasin seal, ei kartnud. Ei olnud kunagi seda teinud, aga läksin mudilas koori ette ja tõstsin käed üles ja lihtsalt tegin niimoodi. Kõik laulsid.
mina täpselt küll ei tea, kas me olime rütmis või ei olnud, aga igal juhul esinetud sai ja ma ei olnud ainuke. Tähendab, seda ma saan kohe öelda, et me 3 tüdrukut siis valiti välja. Igaüks juhatas mingit ühte lugu, mis õpetajal oli muidugi ära õpetatud. Aga isaga koos ma käisin kooriproovis. Isa mul laulis meeskooris Gaudamus. Väga kaua aega Tartu meeskoor praeguseni tegutseb. Ja Roland Laasmäe on minu eeskuju olnud koorijuhina. Tema oli meeskoori dirigent. Ja ma olin kogu aeg, ma nägin, kuidas see töö käis ja käisin kaasas nendega reisidel ja igasugustes võistlustel ja laululaagrites ja nimed isegi koorimaskotiks. Ja pärast see oli see koor, kus ma esimesena tegin oma praktikat, et selle koori teine dirigent Valve Lepik oli minu siis dirigeerimisõpetaja. Ja isa küll ütles mulle, et ära mine dirigeerimist õppima koorijuhti, see on väga raske amet naiste rahvale, et siis mingi muusikaõpetaja ütles ja, et sa ei saa sealt kunagi mingisugusesse tippu, sellepärast, et ainult mehed saavad. Ja et naised ei saa, sellepärast, et sa pead olema 10 kord parem kui üks mees, selleks, et üleüldse kusagile pääseda. Seda ütlesid nii-öelda kogenud ja vanemad koorijuhid, naiskoorijuhid. Aga mul oli ikkagi jonni, sest mul tegelikult meeldis. Tundsin, mulle see meeldib, mulle meeldis see koorielu ja toona käis veel ikkagi 2 korda nädalas oli kooriproov, nüüd on 1 kord proovkooril. 2 nädalat isa ütles, et naiste rahvale 2 korda nädalas õhtuti kodust ära olla, mis perest ja kõik niimoodi. Aga ikkagi ma läksin ja tegin. Et kui keegi mu käest küsib, kes ma olen, mu identiteet on ikkagi, kõigepealt ma ütlen, ma olen koorijuht. Just, see on see number 1. Okei, nüüd ma sain sellest ka aru, kus see on nagu tulnud, kus need juured nagu on kasvanud. Aga ma mõtlen seda, et kui sa nüüd tagasi vaatad, et milline... Vaat kui isa või vanemad ütlesid ka, eks ole, et kohtuti kodunud ära, mis pereelu see on. Kui mees teeks samasugust asja, see oleks ju tervitatav. See on ju, eks ole, see on normaalne. Keegi küsida, kus lapsed on või mis toimub. Aga ma mõtlen, aga milline naine sa siis olid, et sa olid päris pikalt ikkagi ju abielus, esimeses abielus, olid ka mingi 20 aastat. Ja, üle 20 aastat. Kuidas sa said nagu selle 2 last ja kogu see värk ja kuidas sa kehtestasid ennast, kas sa olid peres ka nagu domineeriv pool? Tegelikult ma olin ju väga palju kodus. Ma olin ju lastega tegelikult ju kodus. Ma käisin kooriproovis ainult õhtuti. Et kui mul teine laps oli üle 2, siis ma olin selleks hetkeks 6 aastat juba kodus olnud. Et ma tegin väga väikse koormusega tööd. Sa oled ikkagi olnud. Ma olen kanaema. Oledki. Ma olen oma loomult, ütleme oma laste kontekstis, ma olen kanaema. Ja kui lastel on olnud mingisugused teemad ja ma olen olnud tööl ükskõik mises töös, ma olen isegi linnavaldsi istangilt ära jooksnud, kui on laps helistanud ja mingi probleem. Et ma selles mõttes ikkagi lapsed panen. Ehkki ma olen väga palju põdenud ja küsinud ka nende käest, et kas mind oli teile liiga vähe. Et ega kontserdimajas ei olnud sugugi lihtsam. Kontserdimajas olid need õhtused ju igast kontserdid ja sündmused ja lapsed olid tihti kaasas mul. Nad on päris seal kontserdimajas ka üles kasvanud. Aga mul oli väga mõistev, tegelikult laste isa oli selles mõttes hästi rahuliku loomuga. Ja ma ütlesin talle ka kohe alguses, et arvesta, et sa ei ole mitte abiellunud muusikaõpetajaga, vaid koorijuhiga. Ja need on 2 erinevat asja. Et see ei ole ainult päevane töö. Ja ta aktsepteeris seda? Ja ta aktsepteeris, et ma ikkagi pean ütlema, et ma sain käia kooriga kontsertreisidel, lapsed olid väikesed, abikaasa oli kodus nendega, et mul ei ole ühtegi etteheidet. Selge, aga vanaemana palun räägi nüüd. Vanaemana ma olen väga halb vanaema. Absoluutselt. 2 lapselast ja mis asja? Kõik on mul tütrel endal üles kasvatatud, et ma sa oled moodne vanaema. Ma olen olnud sellel ajal, sain vanaemaks, kui ma olin väga aktiivses poliitikas. Ja ma olingi Tallinnas, nemad olid ja on, eks ole, Tartus. Et muidugi ma käin üle nädala või iga nädal käin nii-öelda Tartus. Aga praegu on nendel juba endal nii aktiivne elu, et aga siis kui nad väiksed olid ikka käisin vaatamas, aga ma ei olnud selline, kelle juurde oleks minu tütar saanud lapse tuua, et ole ja hoia nüüd, et ma tahan ise ka vahepeal hingata. Nii et tegelikult tütre mehe ema on olnud see, kes on aidanud ikkagi neid kõige rohkem. Kuule, kas see poliitika ja kogu see sebimine, mis sa siin oled teinud, kas see lõpuks oli ka see põhjus, miks abielu otsa sai või lihtsalt sai otsa, et ei toitnud enam või ei?
ei oska nii täpselt öelda, ma olen kogu aeg olnud selline ikkagi väga palju kodust välja elav inimene ka, et no samas, kui sa oled koorijuht on ju, olen reisidel käinud on ju, mingil hetkel seda kannatad, siis juba mõtled, et okei, võiks juba kodus, et paneme see kontsertimajas 5 aastat, kõik see ülesehitamine, kõik see, öösel tulid vahepeal kõned, et on mingi häire, näiteks pidin jälle sõitma. Öösel kell 2 tuli mingi häire, et maja on häires on ju. Või mis iganes asjad juhtusid, on ju, hästi palju pidin siis iga nädal kindlasti. Mees ei öelnud lõpuks, et kuule aitab küll, et lõpetame ära see pulli või vaata see dilemma, et või ja siis ongi nii, et kas... Ühel hetkel kasvadki lahku lihtsalt ja et ma arvan, et hästi noorelt ju hakkasime koos elama, abiellusime, et enne hakanud elama. Väga noorelt sünnitasid ka. Sünnitasin ka, jah. Väga hea meel tegelikult, sellepärast, et see aeg oli ju niisugune, et ega maailm ei olnud ju liiga lahti ja kõik istusime nii-öelda kodus. Ja väga tore oli lapsi kasvatada. Selles mõttes olime maal ja olime, kõik oli hästi ja õigel ajal oli see laste üles kasvatamine ja siis kui maailm lahti läks, siis olid lapsed juba suured ja sa oled nagu tšuk. Täna su elus on ka tore mees, Mart. Siiamaani on ju, teil läheb vist juba 7 aasta või? No ikka juba saab 8 varsti. 8, issand jumal, aeg lendab nii ruttu. Ja jube ilusasti oskasite pikalt seda vakal hoida, ma mäletan, et te käisite ja nagu oli näha teid koos ja ei olnud ja siis nagu ja et sa kuidagi... No me oleme mõlemad täiskasvanud ja mõistlikud inimesed, et siin ei ole ju ja ei olnud ka mingisugust põhjust kogu aeg presenteerida. See on tore. Ja te olete endiselt toredasti koos ja teil läheb kõik väga hästi. Sa näed nii nooruslik välja ja nii rõõsa ja roosa. See loeb juba inimese välimusest ja olekust välja. Et kõik mina arvan, et minu väga suur tervisepoint on ikkagi see sama koori juhtimine. Mul on 3 koori ja... Ta laulu peale saite või? Mul on 2 kooriga olen laulu peale saanud, 1 koori kohta veel alles ootame. Aga kui oluline see sinu jaoks on? Kas see on niimoodi, et ma suren ära, kui ma ei saa või... No kindlasti on oluline, aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et lauljatele on see olulisem. Et dirigendina ma olen tänaseks juba üle 20 aasta ju olnud ka laulupeo meeskonnas ja töötanud seal nii-öelda lava taga, nii et laulupidudel ma olen ise laulnud alates 75. aastast ja 69 oli esimene kord, kui ma olin isa Kukil laulupeol, Tartus oli laulupidude 100, üldlaulupeost 100, nii et laulupidu on mu elu ja see ehkki see on mu eriala, aga sellest palka mulle liiga palju ei maksta, et see on niisugune nagu hobi, aga see täidab väga palju seda hinge või seda vajadust, kus see kõik see emotsioon ja kust see jõud tuleb. Ja teisipidi on ju koori juhtimine väga tervislik amet, et esiteks sa liigutad. Tegelikult tuleb trenniski, sest sa seisad ju, ütleme selles mõttes, et sul alakeha eriti ei liigu, et sul liiguvad nagu käed. Selg peab sirge olema, on ju? Ei pea. Või nii, on jaa, mõni juhatab ju niimoodi. Et see ei ole selles mõttes, aga ütleme, et süda saab tööd, eks ole, aga mis kõige tähtsam on koori juhtimise juures on emotsioonide väljaelamine. Et kui sa näiteks ikkagi juhatad mingisugust tormise lauljat, kus on hästi palju jõudu ja niisugust ja siis esiteks sul on jõudu vaja ja teiseks sa nagu kogu oma olekuga elad seda välja niimoodi. Nii et sa saad välja elada oma emotsioone, mis tihtilugu inimesed jätavad endale sisse. See on teraapia vorm. Absoluutselt. No nii, nüüd me jõuamegi siia, et kindlasti kui nüüd mõni on seda pikka intervjuud kuulanud ja mõtleb nii, ta teeb seda, siis ta teeb seda, siis ta teeb seda, on ju, võtame need asjad nüüd kokku siis. Koori juhtimine, see coachimine, eks ole, nii, mis sul oli midagi oli veel? Ja ma tegelen ju sünnitusmaja. Sünnitusmaja sellega, jumala unustasin ära, jaa, just. See on heategevuslik töö. See on heategevus. Ei, see on ikkagi, ma olen tegevjuht seal, aga see on heategevuse heaks tehtav töö ja ma olen seda 22. aastast teinud ja nüüd on siis saab 3 aastat ja praegu me peame 25. sünnipäeva, aga ma olen selle sünnitusmaja fondiga seotud olnud ka varem. Ma olin selle patroon, kui ma olin veel poliitikas. Nii et 2009 kuni 15 ma olin
selle sünnitusmajade fondi patroon ja nüüd tuli nii-öelda tegevjuhina nagu me sellest sünnitusmajade värgist rääkisime meie esimeses videos ka, vaadake järgi, me ei hakka seda üle kordama, aga lihtsalt ma tahtsin siia jõuda. Mõni küsib, aga kuidas see võimalik on? Nagu täna sa tulid ka Tartust on ju, või sa oled Tartus tegelikult ju põhimõtteliselt? Ma olen ikka igal pool, tähendab tõesti, ma olen osa aega Tartus, olen osa aega Tallinnas, mul on ju koorid on mul Tallinnas, kus sa võtad selle? Energia. Mulle meeldib autoga sõita. Tohutult meeldib. Kus sa selle aja veel võtad? No kuule, autosõit on kõige parem aeg igasuguste telefonikõnede tegemiseks, asja ajamiseks, mõtlemiseks, mitte õnneks on see, et meil ei ole enam vaja telefoni kõrva ääres hoida, eks ole. Telefon on sul seal, keegi helistab sisse, saad mingid asjad aetud 2 tundi omast käest. Ja mis veel? No siis see 2 tundi ma ei istu arvutis. Ma on ju, kui ma olen roolis. Tõsi ta on. Ja siis ma ei surfa Facebookis ega midagi. Ja tegelikult on jube hea tunne. Istun autosse ja sõidan kuhu tahan. See vabaduse tunne. Ma sõita näiteks tekib idee, mingi tore üritus on kuskil, ma ei tea, Rakveres. Kui hea on sõita Tallinnast Rakvere, kui hea tee on 4-realine. Nüüd on juba, kui kaua ma olen võidelnud ja mõelnud, et see Tartu 4-realine, Mäoni saab nüüd sõita. See on nii suur õnnistus ja vabanemine inimestele, kes igapäevaselt. Ma olen 97. aastast sõitnud seda vahet. Ja ma olen näinud kõike seda, kuidas see tee on arenenud ja ei ole arenenud ja mis remondid. Sellest teine saade. Sellest on teine saade. Kuule, lõpetuseks ma tahaks küsida, et dokumentaalfilmi peale sa ei ole mõelnud, raamatuvärk on nüüd eluloo raamat, me paljastasime täna, tuleb, sa ei saa sellest nüüd kõrvale viilida. Ma spetsiaalselt ütlesingi, sest siis mul on ka nii-öelda väike kohustus. Kas sa julged öelda umbes, et kaua sa võib aega võtta? Millal? Paneme mingi väikse, mingi ajalise selle ka. Kas sa oled see inimene, kes teeb jõuludeks raamat? ma ei julge lubada jõuludeks, sest ma tean esiteks, kui tihe on graafik seal ja nii edasi, et võib-olla aasta jooksul näiteks. Aha. Siis on huvitav, siis ma aasta pärast teen siis, kui see raamat tuleb välja ja värgid-särgid, ma natukene tutvun sellega, ma loodan, et see tuleb põnev. Ära hoia tagasi. Raamatut ei taha kirjutada. Ära hoia tagasi. Paljasti seal midagi sellist ka, millest ma absoluutselt mitte midagi ei tea. Too see mingi sisemine, see lõvis. Vaata, sa oskasid mul juba nii palju asju siin täna küsida, et ma juba kardan seda, et seal raamatus ei ole midagi huvitavat lugeda, et kõik on täna ära räägitud. Ei ole midagi. Et mida sa paneksid sinna? Sa pealkirja juba ütlesid ära, raamatu pealkirja, aga mida sa sinna kuidagi... tänapäeval on moes, eks ole, kirjutada sinna raamatu tagumisele kaanele või siis mingi väike intro või lõppsõna on ka nagu oluline. Mis sa sinna kuidagi paneksid või mis võiks olla sinu selline, oletame, et sul tuleb dokumentaalfilm välja, siis pannakse ka midagi lõppu, midagi sellist nagu märgist. Mitte, et sa nüüd surema hakkaksid, ära võtta seda. aga mis see võiks olla nagu selline kokkuvõttev asi, kui sa mõtled oma elu peale? Vaata, Anu, ma ei ütle sulle seda. Sellepärast, et muidu sa ei osta ju seda raamatut. Kuule, ma arvan, et sa kingid mulle selle raamatu. Ma kindlasti kingin selle raamatu. Autogrammiga. Ma kutsun siin selle raamatu esitlusele. Issand, see vabadus ma pannan sulle. Panen kohe kirja. Okei, no siis ma jään põnevusega ootama seda lõppu nagu mingisugust kokkuvõtvat fraasiga. Et sa võtaks nagu oma elu kokku. Ei, ma ei võta veel oma elu kokku. Okei. Ma ei võta oma elu. Selles raamatus kindlasti ma ei võta kokku. Selles raamatus üks asi, mida ma võin sulle lubada, on see, et seal see ei lõppe mitte punktiga, vaid ikka 3 punktiga, et asi läheb edasi. Okei. Selge, jään vaatama sinu seiklusi, sest tõesti, sul on väga seiklusrikas elu olnud ja mulle nii tohutult see meeldib, kui ma mõtlen tagantjärgi, et sel hetkel, kui need sündmused on toimunud, ma kujutan ette, et sa kas oled, seda ma pean küsima, kas oled pidanud mingit tablette sööma või psühholoogi juurde minema? Hullumajja näiteks. Mul on selliseid külalisi ka olnud, kes ütlevad, et nad on pidanud veetma ja natuke aega hullumajas. Ei, veel kord, ma olen väga uhke selle paksu naha üle, mis ma olen saanud, ma olen väga tänulik selle üle. Ja mäletan seda, et kui see oma suurepärane doktoritöö kaitsmine oli, siis sellest järgmine päev ma läksin tegema üks ajakiri, see oli Mari või mingisugune ajakiri tuli selle esikaanele ja mingi lugu tuli ja nii edasi. Läksin pildistama ja siis see inimene, kes muga siis tegi seda intervjuud ka küsib, et issand, ma ei saa aru, kuidas sa siin veel püsti püsid ja rõõmus oled. No mina ikka poseerisin fotograafides, peab ju hea välja nägema ja nii edasi. Tegelikult, kui sul on tegevust,
just. Siis tegelikult ei ole probleemi. Vaat üks asi, mis ma ütlen, kui koerad hauguvad, järelikult sa oled sadulas. Ai, see on väga hästi. Aga kui koerad ei haugu, sa oled juba maha kukkunud. Sa oled maha kantud. Maha kantud ja koerad ei taha ka sind enam. Püha taevas, see oli hirmus, see tuleb raamatu lõppu. Koerad ka ei taha enam. Aga aitäh, et sa meie elu nii põnevaks oled teinud, sest me oleme seda nagu mingit romaani jälginud ja nalja, meie jaoks nagu nalja ja naeru ja huvitavat põnevust. Ja see teebki selle elu ju vürtsikaks. Kuule, see on nagu see varasti oli lauamäng reis ümber maailma, eks ole. Jõudsid mingi redelini, kas said ülesse või kukkusid alla. Just. Aga tore, imetore. Aitäh sulle. Näe, päike tuli ka kohe välja. Issand jumal. Aitäh kutsumast. Ja siis aasta pärast kohtume. Teeme nii. Aitäh.